Ukraina on ka teise müüdi purustanud, et nad on selline justkui nagu mõttetu moodustis, ei olegi nagu päris riik ja oma, ütleme, selle kaitseväega ei suuda kellelegi vastu panna. Kui kellelgi oli selline pettekujutelm, et Ukraina armee on umbes samasuguses seisus, nagu ta oli 2014, kus tõepoolest oli väike kaos ja paanika, et ei suutnud nad toona ennast kiiresti mobiliseerida, siis nüüd on see toimunud palju kiiremini ja väga efektiivselt tegelikult, kui arvestada seda, et Ukraina ju ei valmistunud selleks rünnakuks konkreetseks kuupäevaks ette ja Venemaa ikkagi valmistus. Nõus, Volodõmõr Zelenski kohta öeldakse ka seda, et ta oli koomik, kellest sai riigimees, aga oluliselt rohkem on neid poliitikuid täna, kellest on saanud koomik. Et hinnata ja kokku võtta seda, et miks me sellisesse olukorda oleme jõudnud, et siis tõenäoliselt see pikem analüüs seisab veel ees, et kas oleks olnud võimalik Venemaad peatada, mil moel oleks tulnud seda teha ja millal oleks seda pidanud tegema. Et kui ma lihtsalt loen siin ette numbrid 1995, 99, 2008 ja 2014, need kõik seostuvad sõdadega, mida Venemaa on alustanud ja me kordagi ei näinud nende sõdade puhul adekvaatset reaktsiooni. Miks see nii läks? Miks ei suudetud vaatamata kõikidele märkidele ja Venemaa soovile seda Nõukogude Liitu tema piirides hakata taastama, miks ei suudetud seda plaani läbi näha? Ainukene, mis muutus see, et me kordagi ei uskunud sellesse, et see võib tõene olla. Et aastal 2022 alustatakse sellist tüüpi sõjategevusega. Ja see muudabki maailma, et me nüüd saame ka aru, et see kõik oli nagu võimalik. Ja et võib tekkida sellise teise maailmasõja järgne Saksamaa olukord, kus tekib kollektiivne süütunne, et mis tegelikult ikkagi maailma on tehtud. Täna me näeme küll väga selgelt seda, et Ukraina vähemalt on läänemaailma silmis infosõja võitnud, aga Venemaa üritab siis tõenäoliselt nii palju kui võimalik tegeleda ainult oma sisemise kommunikatsiooniga, ehk siis me isegi ei näinud katset, et nad oma maine eest oleks kuidagi üritanud seista. Tundub, et see ei ole nende jaoks tähtis, et ma ei kujuta ette, kui palju näiteks Nõukogude Liit oma maine eest üritas seista lääneriikides. Ja ilmselgelt tundub, et Putin on siin väga hästi lugenud ja vaadelnud seda, kuidas Assad Süürias käitus ja seda, kuivõrd lääs Süüria konfliktile reageeris. Et kui tagasi tulla selle kõige esimese küsimuse juurde, kus sa küsisid, et kui palju lääs süüdi on, siis ma jään selle juurde, et Ukraina-Vene konflikti süüdistada on just kui lähisuhte vägivalla, süüdistada naabreid või süüdistada ohvrit, et on kuidagi provotseerinud seda rünnakut. Aga vaadates Süüria konflikti võib küll arvata, et Venemaa on oma järeldused teinud sellest, kui palju lääs vaatab läbi sõrmede. Nad annavad sellele mingisuguse väga konkreetse tähenduse, öeldus, et sellises vormis seda kindlasti ei tohi teha, aga peaks tegema nagu midagi muud. Ausalt öeldes vahet ei ole, mida täpselt teha ja kuidas, aga tähtis on tulemus. Tulemus peab olema see, et Vene lennukid ei saaks karistamatult Ukraina õhuruumi siseneda, et nad ei saaks rünnata tsiviilsektorit ja teiseks, et ka Vene raketid ei saaks, ütleme, need kaugmaa raketid, mida on võimalik õhutõrjega maha võtta, et need samamoodi ei saaks kusagil Mustalt merelt või Venemaa territooriumilt sinna lennata. Kuidas peatada Putini sõjalaev? Ma ei välista varianti, et ühel hetkel läheb see konflikt palju suuremaks ja NATO peab tegema veel suuremaid jõupingutusi ka palju konkreetsemalt, aga nii ta peatatakse ja kui keegi räägib, et sanktsioonid ei toimi ja et see võib kesta lõpmatuseni ja Venemaa rikkus on piiritu, siis seda kindlasti ei ole. Ma arvan, praegu ta käitub lääs õigesti. Rauliga nõus. Solidaarsus läänes, toetus Ukrainale. Vene sõjalaev, mine ühte kohta, eks ole.